Tere! Tähendab, projekt on siis järgmine, et proovime vaadata, kuidas väike inimene õpib maailma tundma ja proovime siis kuidagi õpetada teda tegema asju, mida meie ees teeme ja siis et äkki ta teeb järgi. Alustame siis lihtsamatest asjadest. Olgu. Nii, siis esimene ülesanne meie saatesarjast, et Maia kallikene, pane silmad kinni. Vot nii, aitäh. Jaa, issand kui tubli sa oled. See õnnestus sul esimesel korral. Olgu, aga lähme natuke raskema ülesande juurde ja võtame appi käed. Et proovi niimoodi teha, et tõmba käega, kuna sul lutt oli suust, tõmba käega lutt suust ära. Vaatame, mis juhtub. Väga veenev. Suurepäraselt saite hakkama nii keerulise harjutusega kohe algul, et ma ei oleks uskunud, et te olete lausa geenius. Aga oih, näed, lutt kukkus teil suust ära. Panen lutti tagasi. Aga noh, kui nüüd juba lähme, teeme niimoodi, et see on viimane raske harjutus täna. Aga kui me juba läksime selle lutti suust ära võtmiseks, et proovime teha niimoodi, et te teete nagu, kuna ma tean, et te olete tugev selline tai chi ja sellise shadowboxingu austaja, siis proovime niimoodi teha, et te liigutate käsi sellises hooglevas rütmis ja lööte põhimõtteliselt endale luti suust ära. Vaatame, kuidas see teil õnnestub. Olgu, jaa, ei noh, ma ei oska midagi öelda, aga kui me juba oleme sellises seisus, et siin läheme väga ambitsioonikes kätte ära, et äkki teeme sellisel proovi, et äkki saad luti ise suhu. Proovime. Ma näen küll, et te olete väsinud ja et te hakkasite natuke karjuma, aga no proovime. Äkki tuleb välja. Olgu, kuna meie ülesanne ei ole lapsi piinata, vaid neid õpetada positiivsete ja soovitavate meetoditega, siis paneme selle luti tagasi suhu, jah.
Siis võibki öelda, et paneme sellekordse sellise projektikese nüüd purki ja vaatame, mis juhtub järgmine kord, kui tulevad uued ülesanded. Jääge meiega järgmisel korral.